Tere, minu nimi on Grete-Liis. Tere, mina olen Kristlin. Tere! Ning meie oleme tulnud täna siia, et saada rohkem teada teie gümnaasiumi elu kohta. Mina olen Sirje. Mina olen Mustamäe Riigigümnaasiumi kunstiainete juhtõpetaja. Nipet-näpet muud ka, aga see on põhivaldkond. Okei, väga huvitav. Mis võimalused on uues koolis huvitegevuseks? Mina alustaks sellest, et huvitegevuse määrab ära see õpilaskond, kes tuleb. Ehk siis tegelikult me võime ju pakkuda, aga lõpuks sellel pakkujal peab olema ka tarbija. Ehk siis kindlasti tuleb, me teeme natukene sellist nipet-näpet uurimistööd enne, et kes mida soovib, siis kui me hakkame õpilasi vastu võtma. Aga EOS pakume kindlasti. Mina olen selline bändi inimene. Mina pakun kindlasti, et koolis peaks olema bänd. Igasugune huvitegevus meediaalane nagu filmid, podcastid, videod, nende montaaž, kõik see. Siis kindlasti tuleb selline mitte väga klassikaline, aga osalt ka klassikaline näiteks koorilaul kõigile. Minu koorilaul ei ole 7 reas, laulame kõik ilusasti, vaid selline tantsin, natuke selline hullunud gospel ja kõike peab tegema. Vabamas vormis. Ja, aga samas on ka seda klassikalist poolt, et kõike peab olema. Meil on tulemas koostöö TalTechi siis rahvatantsuansambliga Kuljus ja nende poolt tuleb meile oma selline meie nimeline rühm, mis mina arvan, et on väga äge, sest et üldiselt koolides, kus nad on, siis nad töötavad. Ja ühesõnaga, põhimõtteliselt taevas on piiriks. Kõike annab mõelda, seal tuleb ainult küsida. Mina ajan näiteks ka väitlusklubi praegu, et õpilaste argumentatsioon, oskus ennast maksma panna ja kehtestada ja samas ka nagu vaielda mõistlikult, et see saaks õpetatud. Väga palju variante. Rakvere Riigigümnaasium reklaamis, et nende koolis õpetatakse kunstiaineid ja sotsiaalaineid koos ja see pidavat õpilastele väga meeldima. Kas ka teil on midagi taolist plaanis? Suurelt jaa, väga suurelt. Seda me tegelikult teemegi siin. Meil on selline õnnisseisund aasta aega töötada välja siis õpilasele hästi kasulikku sellist programmi, kus ei oleks, see ei ole ainult siis kunsti- ja sotsiaalained, aga me teeme seda palju suuremalt, vaid ka loodusvaldkond näiteks, kus ei oleks need teemad, mida õpilane käsitleb terve gümnaasiumi jooksul, ei oleks killustatud nii, et nüüd see ja sa hüppad ja sa pead ise aru saama, kus sa juba oled olnud ja kus sa ei olnud. Ja ikka vana hea näide, ükskõik missuguse ajaloolise sündmuse me näiteks võtame, siis ajaloos juhtus üks kord. See, et see mõjutab kõiki erinevaid näiteks kunsti- ja sotsiaalvaldkondi, see ei muuda ju sündmust nagu mitmekordselt toimumaks. Ehk siis jaa, meil on juba selline hästi kirju-mirju pilt, kus me oleme kokku pannud praegu 6 ainet näiteks jooksma täpselt niimoodi ajas paralleelselt, et kui õpilane läheb ja ta istub, et ta on nüüd 19. sajandis, siis ta on 19. sajandis täpselt sellel hetkel, kui ta on seal muusikas, kunstis, kirjanduses, osalt ka eesti keeles, ajaloos ja ühiskonnaõpetuses ka. Kõik asjad, sama ajahetk ja see peaks lihtsustama väga-väga-väga palju. Loodusained teevad natuke teistsugust loogikat. Loodusained teevad niimoodi, et kursustel erinevad kursused pannakse jooksma nagu üks loogiline tervik. Kui te mõtlete, et maailm luuakse, tekib inimene ja millalgi kõik see hääbub ja on surm, siis see on selline üks loogiline ring. Ja see ei ole, et 11. klassi teises pooles õpime seda, kuidas on surm ja 10. klassis seda, mis saab pärast surma ja 12. me räägime maailma loomisest. Ehk siis need on pandud ka kokku seostatult jooksma. Hästi suur töö ja hästi kihvt töö. Kas teie koolis on veel mingeid taolisi muudatusi, mis muudavad õpilaste sellist senist eluolu? Jaa. Mul on kohe sellist mitu asja. Ma olen ise natukene juba veidikene armunud sellesse mõttesse, kuidas see kõik võiks välja kukkuda. Aga näiteks see, et kui meil õpilased tulevad gümnaasiumisse, siis me ei viska neid prauhti kuhugi Tammula järve, et nüüd on iga päev on sul 7 ainet ja istud hommikust õhtuni ja õpi kohe teaduspõhiseid tekste, terminoloogiat, vaid meil on sellised 2, sõltuvalt koolist, 2-3 nädalat on selline sissejuhatavate kursuste periood, kus õpilane õpib õppima, samal ajal korrates, mis ta peaks teadma selleks, et üldse õppida,
no näiteks me tihtipeale eeldame, et või teil ka kindlasti koolis on, lähete mingisugusesse ainetundi ja siis õpetaja ütleb ja nüüd jaotage ennast rühmadeks ja me teeme rühmatöö ja siis on eeldus, et kõik oskavad seda teha, eks ju. Aga tegelikult ei osata. Päris palju võtteid ja meetodid on sellised, mida õpilased tegelikult ei oska. Me tahame selle kõik läbi mängida, et noh, nii nagu sa läheksid näiteks Türki kuurortreisile, siis sa pakid kaasa endale kohvri, kus sa tead, et sul on sellele ilmale vastavad kleidid, kindlasti plätud ja kõik asjad on ja kindlasti kaitsekreem. Vaat selline teadmiste gümnaasiumi õppimiseks vajalike teadmiste, oskuste pagas ja omavaheline koostöö ja mismoodi seda teha. Vaat see on see, millest me alustame, et edasi oleks lihtsam. See on üks äge asi, minu meelest üliäge ja väga tähtis. Ja teine on, teile räägib heaolu ja siis liikumise juht Piret, räägib kindlasti Mina 2.0-st. Asendamatu, täiesti asendamatu teema, kuidas inimesest saab inimene, kes on nagunii inimene juba sel hetkel, kui ta sünnib, kasvab, on, aga kuidas ta saab nagu enda potentsiaali palju paremini ära kasutada, sest et talle õpetatakse nagu tehnilised võtted, kuidas seda teha. See tähendabki seda, et kuidas on etikett, et kui meil on siin ikkagi 5 kahvlit ja 5 nuga on laua peal, kust sa alustama pead, millisest kuhu poole või missuguste lausetega üldse vestluses käituda või sekkuda või kuidas seista või mismoodi hääl toimib, nii et sa ei kukuks pikali, kui klassi ees või auditooriumi ees on vaja esineda, sest lõppkokkuvõttes teil kõigil on vaja elus esineda, mina esinen praegu. Selleks ma pean teadma, kuidas seda teha. Teie kui õpetaja, mis on teie unelm uues koolis? See on väga hea küsimus. Minu unelm on see, et õpilane saaks aru, et tal on hääl. Et õpilane ei oleks koolis selleks, et ma pean kõik tegema õigesti, ma pean ainult alati vastama õigesti, mitte seda, vaid et ta saaks aru, et koolis me õpimegi ja õppimise esimene nüanss on, kui sa endast juba annad kõik, küsi ja julge öelda, mida sina parasjagu mõtled. Tihtipeale õpilased ei julge öelda, sellest on hästi kahju. Mulle meeldiks see, kui on selline enesekindel, ma ütlen, mis sest, et läks valesti, aga ma ütlen, siis õpetaja saab suunata ja ta on selline naeratav, mul on hääl selles mõttes. Nii et iga küsimuse või probleemi puhul me peaksime siis julgema rääkida. Ei ole rumalaid vastuseid ja ei ole rumalaid küsimusi. On õppeprotsess ja selles on kõik need osad, need peavad olema. Kui need ei ole, siis ei ole õppeprotsess. See tähendaks nagu seda, et õpilane tuleb kooli ja ta peab olema valmis. Nagu milleks valmis? Miks ta siis sinna kooli tuli? Kool on õppimiseks. Aga see on kõik ja me väga täname teid teie vastustes. Ja, teile ka aitäh.